Miks ma ostsin endale uue telefoni, on sellepärast, et see vana telefon, nagu näete, siin pole enam SIM-kaarti sees, on nii üsna täbaras seisus. See ainuke asi selle vana telefoni juures on see Gitabase Reader 7, mida kui sa proovid uutesse saada, siis neil on seal uued versioonid, kus ei ole nii palju neid Prabhupada raamatuid, vaid on ainult Bhagavad Gita, aga siin Gitabase 7 on siis tohutult neid Prabhupada raamatuid. See on ainuke asi, mis on selle hea. Ülejäänud, ta on mega aeglane, sageli vajab reboot'i, hangub. Et sellepärast ma selle konkreetse vahetasin välja. Et noh, ma ei näe põhjust jätkata. Ma ostsin ta 2021. Ma mäletan mingi 150 kuni 170 euro, ma arvan. Ja siis me siin klikist selle, no ma olin maal vanaisa juures üldse, vanaisa kutsus appi mingit süüa tegema ja noh, ja sinna ei saanud osta seda, aga ma tellisin Rõngu pakiautomaadi 15 kilomeetrit ja no vahepeal tõin ära sealt. Sihuke hobi rohkem, aga see uus, mis mul käes on, see, mis filmib, see ma ostsin odavamalt isegi, väiksem natuke. 120 maksis see uus ja mingid need Xiaomi mingid investorid veedavad mingit iba, et näed, miks sa raadiot ei ole kuulanud. No nad on nagu, seal ei ole isegi SIM-kaarti enne sees ja siis tuleb aeg-ajalt sõnum, et miks sa raadiot ei kuule. Seal on igast lahedad hiinlased on seal sees kuskil. Noh, need, kes tegid selle, onju, et see on neid täis selles suhtes, et ta on põnev, onju, aga ta ei noh, või töö või äri jaoks või ka personaalkasutaja jaoks ta ei ole efektiivne enam, et väga sageli hangub, paned videoeditori käima, tuleb mingi reklaamid sisse, telefon hangub, peab reboot ima või 100 viga on veel, ma ei mäleta neid kõiki isegi. Et sai jah, mingi allahindlus oli Rakveres, et nagu sõitsin jalgrattaga seekord ja sain 120-ga mega hea Samsungi, et ma vahetasin, mul see pad on ka Xiaomi, aga nüüd ma selle uue võtsin Samsungi hoopis, et vahetasin seda firmat vahetasin, et see Xiaomi on nagu siuke lahe hiinakas onju ja hiinlaste mingi developerid on sees igal pool. Aga mina tahan midagi eurooplasele disainitud onju, midagi mugavat, midagi käepärast onju. Ja Samsung on selles mõttes, et sa ei pea ise mingi Hiina developeritega seal hakkama võistlema, et midagi, kui sa tahad midagi muuta. Et see on kõik nagu kasutajale kätte toodud ja et see Xiaomi'le need veel, see pad on ka nende ja siuke päris lahe on ja vaade ma ei taha siin reeta oma neid koode, aga jah, et ta jah, see, mis Gitabase'i lugemiseks võib-olla ma kasutan. Uuega on see, et sa seda panka, Eesti panka enam ei saa, et välismaa pankadesse saad sisse, aga Eesti pank on ja küsib seda Smart ID-d ja Eestis asuvad füüsilised pangad, mis need peab küsima seda Smart ID-d ja Smart ID-d sa saad ainult läbi ID-kaardi. Ja see on ainuke asi, mis on ohtlik nagu telefonivahetuse puhul, et noh, kui sul, no sa ei pea tegelikult iga päev seda panga seda vaatama, onju, mina tegin seda, aga sa ei pea seda tegelikult vaatama ja kui sul seda ei ole, ID-kaardi lugejat ei ole, siis sa ei saa sinna, onju, mul ei ole seda praegu. Kui mul see oleks, siis ma saaksin tulla ka tagasi. Aga ongi hea, et ma iga päev ei pea vaatama seda panga asja, et vaatleme need armeesid ja need hoopis lahinguväljal Indias, et see pank, selle saaks ja tagasi, aga noh, ei ole vaja, et mul see kassa on nii ehitatud, et mul piisab sõnumist emailile ka ja siis ma saan teada, et keegi käis seal poes, onju, aga ma ise olen nii kaugel juba sellest, et ma otse praegu ei näe, kui keegi maksab mulle raha. aga ma saan tolle teha ka korda, onju, et ma pean selle ID-kaardi lugeja kuskilt küsima või kelleltki naabrilt või kuskilt. no ja see selleks, ega mul on siuke vimm ka selle ID-riigi vastu võib-olla natuke olnud, et pigem olen siuke Hispaania erak või noh, et ma ei ole selles mõttes Eesti ID-riigi nagu see ülikonnas korrektne kodanik võib-olla noh, et ma olen pigem noh, mingi Hispaania saarel kuskil skvatis pigem vedelen, onju, et selles suhtes, et
mina ei viitsi sellega tegeleda, aga millalgi ma panen selle panga ka tagasi, et siis need ostjad ei toiminud. No praegu ei usu, et keegi ostab seda Egiptuse püramiidi kaarti.